siin osas ma näitan sulle nüüd, kuidas sa saaksid tema abi kasutada, et mingit tagasisidet saada või mingeid uusi mõtteid. Aga sa ei tea näiteks, mida sinu persona võiks arvata sellest. Et siis panemegi nüüd ChatGPT oma kliendi perspektiivi. Või kellegi perspektiivi, keda me tahame lihtsalt mõista. Äkki me enda perspektiivist ei mõista lihtsalt. Ja siis põhimõtteliselt ma ütlengi temale nüüd lihtsalt niimoodi, et ma tahan, et sa käituks. Nagu kes? Siin ütlen nüüd minu ettevõtte klient. Ja et sa ütleks ausalt, mida sa kliendi vaatenurgast minu tootest, teenusest arvad. Kas see lahendab sinu probleemi? Ja kui ei lahenda, siis ütleb miks. Nii, ja siis ma palun, et ta ütleks kõik omad kõhklused, mis tal võiksid tulla. Ja siis ma annan talle siin ka ma seletan, kes see minu sihtrühm on siis. Et siin võiks võimalikult täpselt tegelikult, et ma siin kuidagi lühidalt panin, et käib ka. Nii, siis ma ütlen, mis see toode on, mida ma tahaks analüüsida. Et see on siis see koolitus, mida sa praegu vaatad. Kus ma siis õpetangi, kuidas teda kasutada ja kuidas käsklusi vormida, et paremaid vastuseid saada, mis oleks paremaid tulemusi. Nii, siin töötab ära, kes ta siis on uuesti. Võtab selle rolli sisse. Jah, sain teada, et paku teie koolitust. Vaatame nüüd. Nii, annab mulle nüüd positiivset külgi ja mingeid murekohti. Aja kokkuhoid, professionaalne tase, konkreetne eesmärk. Paremad vastused, paremad tulemused. Just nii. Nii, mis mured teil võiksid nüüd siin tulla? Mida ta võiks mureda? Kas on piisav praktiline, kergesti rakendav, koja mahukas on, kvaliteet? Kas on tõesti professionaalne ja kvaliteetne? No see on väga subjektiivne, ma ei tea, kas on professionaalne. Nii, hinna ja kvaliteedi suhe, kas toob tagasi? Ma arvan, et küll, toob ikka. Säästab aega, et ei pea ise kõike seda õppima ja kui mõista inglise keelt, see on eriti raske. Sest kõik see info on inglise keeles tegelikult igal pool laiali. Eesti keeles ei teagi, väga ei ole. Kõik on hinna taga peidu. Nii, kas see lahendab minu probleemi? Esialgsel vaatusel tundub, et võib lahendada tõesti. Temal on need probleemid, mida ma lahendan. Nii, mida ta veel ootab siis? Tahab näha tagasi, et okei, no muidu, seda tahavad kõik. Näidised ja demo. Garantii? Okei. Ja kui näed, see on väga hea sellega niimoodi läbi katsetada. Kõik võimalikud mõtted, mis võib kellelegi tulla, et seda ei pea ettevõtte kliendi vaatenurgast tegema, seda võib ükskõik. Näiteks sul ongi probleem, sa lihtsalt ei mõista inimesi, sul on sellega raskusi, siis GPT on väga hea sellega.